kardinaalselt erinev lugu eelmisest näiteks Liisi loost, aga kui palju sarnast oli õppida, kas või näiteks suhtlemine, eks. Milline meeletu, ma usun, et see pinge või see töötamise koormus vist oli Liisil ja Hardil veidi erinev. Aga kas sa, Hart, võid täna ka öelda, et tahan, siis teen tööd, tahan, ei tee? No, kuna ma praegu olen sellises rollis, et ma juhin ühte firmat, mis on selline väike ettevõte, aga omas vallast, nagu mõnes mõttes turu kvaliteediliider või et siis ma niimoodi ei saa, et ma hommikul mõtlen, kas ma lähen täna tööle või mitte, eks ole, et meeskond nagu sõltub minust ja ma pean tegutsema. Küll on aga selge see, et mul on täna valikuid ja minu valikud ei ole mitte ainult need, et kas ma tahan teha tööd või mitte, vaid minu valikud on need, et kas ma tahan seda teha näiteks Eestis või kuskil mujal. Ja praegu oleme otsustanud, et me tulime tagasi pärast seda kooli Eestisse, mul oli perekond seal ka kaasas, elukaaslane ja tütar, aga seal on ka osalt nagu perekondlikud põhjused ja meil lihtsalt tundus, et see on hetkel nagu parem. Minu elukaaslane praegu alles õpib kaugõppes Rotterdami RSM ärikoolis ja kui tema on sealt ka oma diplomi kätte saanud, siis me võime uuesti otsustada, kus me tahame oma elu veeta, aga mul on selgelt see valik, et kui ma tahan kuhugi minna, siis mul on olemas diplomi võrgustik, et ma ilmselt saan teha ka midagi kuskil mujal, kui mulle meeldib. Ja kui vana sa oled? 33. Okei. Tuletan meelde, et teil on küsimise võimalus SMS-e teel ja meil on siia vulga neid juba tulnud, aga Karel alustab meie küsimustega ja nüüd on teil kõigil järjest võimalik vastata, nii et vaatame sellest väliskogemusest siis natuke lähemalt. Millised eelised on välismaale minekul pärast keskkooli lõppu ja millised on need puudused ja teatavad ohud, mis võivad sellega kaasneda? Ehk siis, mis on head, mis on halba? Et see on läbi käinud, aga võtaks praegu kontsentreeriks kokku need. Et okei, sa just rääkisid, hakkame ülasest. See on selles mõttes Eestis hästi huvitav, et Eestis ei ole seda kommet minna peale keskkooli kohe reisima, et tegelikult mujal maailmas on see üsna tavaline. Austraallastest väga paljud võtavad peale keskkooli lihtsalt sihukese gap year'i, et lähevad ja avastavad maailma ja sa ei peagi keskkooli lõpus otsustama, mis sa oma eluga tahad teha. Et selles mõttes otsustamisele kaasa aitamiseks on peale keskkooli kohe välismaale minek väga hea ja mitte võib-olla ainult õppima, vaid lihtsalt reisima ka. Aga mis häda sellel on? Mis valud võid kaasneda? No, eks see ongi see, et kui sa oled kaua aega olnud võib-olla sellisest akadeemilisest õhkkonnast eemal, siis on pärast väga raske nagu uuesti õppima hakata või uuesti ennast nagu selle lainile saada. Ehk välismaale minnes, tagasi tulles on raske saada. No ma saan aru, et Hardil on kardinaalselt vastupidine, et kui sa välismaalt õppides tuleb tagasi, siis saad šoki, kuidas siin üldse midagi ei liigu ega kõik käib nii aegselt. Et kust vaatame, eks? Kohe jõuame, Katrin? Küsimus on see, et miks peale keskkooli kohe minna või? Mis plussid, mis miinused? Ma arvan, et sa ütlesid väga hea plussi, et sellest akadeemilisest poolest nagu mitte eemale jääda. Ja see on see kuidagi kasvatab hästi kiiresti suureks. Et kui võib-olla nagu hiljem minna näiteks peale bakalaureust, et siis see haridus juba on teid nagu piisavalt võib-olla nagu kasvatanud, aga see minul oli küll, et ütleme, et see oli nagu selline äkiline suureks kasvamine, mis oli natuke ehmatav võib-olla alguses. Miinuseks on tõenäoliselt see, et see on jälle minu kogemusest, et ma nagu ei saa väita, et ma tegin selle kõige õigem otsuse, et peate endale selgeks tegema, mis on see õige ja selle nimel töötama, et see otsuse vastuvõtmine ei tohi käia nagu nii kergelt. Ma ise tegin selle otsuse hästi kergelt ja siin räägiti ka võib-olla nendest rankingute koolidest, millest ma ka natuke rääkisin. Et võib-olla, et valige see kõige parem kool, et see on hästi subjektiivne, mis see kõige parem kool on ja nii edasi, et te peate nagu selgeks tegema, mis see täpsemalt endast tähendab. Okei, aitäh, Liis. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et valmistuge selleks, et ükskõik millal te välismaale lähete ja sealt tagasi tulete, siis kultuurishokki te saate nagu ikka mõlemal korral, et nii välismaale minnes kui sealt ka tagasi tulles, et ka sellest nagu... Kas me siis tõesti oleme sellised siis või? See on kõik suhteline natuke, aga ma ütlen, et küsimus oli ainult selles, et eestlased on kinnised ja võib-olla tunduvad väga külmad pärast seda, kui sa oled tulnud kusagilt soojalt maalt tagasi, et sellel on ka teisi põhjuseid, miks see kultuurishokk tuleb.
aga mina ise olin 25, kui ma läksin Argentiinasse, et ma ei oska nagu kommenteerida, kas ma pärast keskkooli lõppu mina ei olnud küll valmis nagu üksinda kuhugi välismaale minema. Võib-olla sellel hetkel ka ma ei näinud neid võimalusi, et siis kui mina keskkooli lõpetasin, siis see võimalus, et minna välismaale õppima, see tundus tunduvalt ebareaalsem, kui see tundub praegu. Minust aasta noorem, ehk siis, kes läks 87. aastal kooli ja sõber, läks tippi TTÜ-sse. Tema läks vahetusüliõpilasena siis Soome mingi aasta hiljem, ehk siis võimalused oli olemas. Läks Soome, sealt sattus kogemata Belgiasse, elas ja töötas, kasvatas pere, Eesti pere seal umbes pea 20 aastat, siis viidi ta sinna Viini, Austriasse ja nüüd on Singapuris. Nii et võis ka siis sattuda, neid võimalusi on kogu aeg olemas. Jah, aga need võimalused ei olnud nii kättesaadavad, kui nad on praegu. Et praegu nad on ikkagi tunduvalt laiemale grupile kättesaadavad. Art? Ma arvan, et seal on üks asi veel, et kui te lähete välismaale õppima, siis kohe peale keskkooli, siis see on võib-olla eriti hea variant sel juhul, kui te olete valmis minema ka hiljem välismaale tööle või teil ongi see soov minna vähemalt mõneks ajaks. Sest et üks häda, mis võib juhtuda, on see, et te lähete välismaale koolis, te tahate Eestisse tagasi tulla, aga siis teil ei ole Eestis nagu sellist tutvusvõrgustikku. Turvasuse töid saadakse ikkagi selle tänu ka, et ma ikka kedagi tunnen ja ühesõnaga niimoodi see asi käib. Ma ei mõtle isegi mitte nagu korruptiivses mõttes, aga see on igal maailmas niimoodi, et see võrgustik töötab. Teil on võrgustik mujal maailmas kuskil, kus te õppisite, aga teil ei ole seda tegelikult Eestis. Ja sellepärast ma ütlesin ka, et see väitlusselts võib-olla on hea, et see on näiteks minu jaoks üks nagu kõvemaid võrgustikke Eestis olnud minu enda jaoks. Aga kui te olete valmis kuskil välismaal töötama, siis see on nagu väga okei, et minge. Minu küsimus siia otsa on see, kui me ohust rääkides, kas oht ei või olla see, et sa saad, INSEADest me rääkides, sa saad ikka nii kõrge hariduse, et sul ei ole Eestis selle midagi peale hakanud, sul ei ole väljundit. Mina ei ole nõus sellega. Ma küsin, ma ei väitnud, ma küsin, väga hea. Liis, jätkad, sa võtsid Ardil sõnad ära. Mina arvan, et head haridust on võimalik saada erinevates kohtades ja see ikka enamasti, või mitte enamasti, aga väga palju sõltub sinust endast. Et on võimalik väga palju õppida ka Tartu ülikoolis või Tehnikaülikoolis, täpselt samamoodi nagu on võimalik võib-olla saada niimoodi kergema vaevaga läbi kusagilt välismaa ülikoolist, et ma arvan, et kui inimene tahab õppida, siis tal on igal pool selleks võimalus, et ma ei usu küll, et loomulikult mingid väga spetsiifilised ametid on sellised, mida võib-olla välismaal õppides, millega Eestis ei ole midagi peale hakata, aga... Ei, küsimus on isegi mitte selles, et hariduses, vaid küsimus, et sa saad nagu nii suure võrgustiku ja kõik sinna juurde, ja tuled siis pidiks Eestisse tagasi. Pea siia tulema, eks ole. Ja just. Me ju tahaksime, et talendid tuleks tagasi. Meil pidi üks teine Luukas olema siin, kelle isa räägib, et kõik talendid peavad koju tulema. No aga siis ongi alati võimalus hakata ettevõtjaks, sellepärast, et sul on võimalus luua oma enda ettevõte ja luua Eestis täpselt selline võrgustik, nagu sulle meeldib ja võib-olla sinust saab hoopis inimene, kes ekspordib kogu selle, mis ta toodab kuhugi välismaale, mis oleks kahtlemata ka väga positiivne. Mina olen ka täiesti nõus sellega, et ei pea üldse kartma seda, et Eesti jääks väikeseks, vaid teemegi selle Eesti suuremaks. Tulge tagasi selle tarkusega. Aga veel üks väga hea küsimus on tulnud SMS-i teel. Rahva seast siis, kuidas te võtsite ja kus kohast selle julguse teha nii raskeid ja elu muutvaid otsuseid? Nagu välismaale õppima minek? Hakkab sinust Art. No, nagu ma ütlesin, et üks asi oli see, et mul õnnestus nagu teha väike test drive, et ma sain nagu korraks seal käia ja näha ja juhtumisi tegelikult oli nii, et ega neid inimesi Eestis, kes on käinud INSEADes väga palju ei ole, aga mõned ikka on ja nendest 2 olid varem töötanud samas osakonnas, kus mina pangas nagu täiesti asjade kokkusattumus, nii et ma teadsin juba mingid inimesi, kes olid väga rahul sellega. Mu isa oli käinud välismaal õppimas, seal elanud, et selles mõttes mulle tundus, et see on mingis mõttes nagu normaalne ja minu jaoks nagu selle hetkel kindlasti oli ka selline etapp elus, et kui ma mõtlesin, et kui ma nüüd ei lähe välismaal õppima, et ma olen 30 saamas kohe, eks ole,
et no siis ma ei lähe mitte kunagi, no selles mõttes, et see on, no ei maksa isegi hakata unistama seda, et aga ühel päeval, seda ühel päeval ei tule mitte kunagi ühest hetkest alates, eks ole, ja siis oli nagu see otsus ja kuna pere oli ka nõus ja valmis tulema ja oli ka tagantjärgi sellega väga rahul, et lihtsalt läksime. Liis, kust sina võtsid selle julguse? Mul oli vist umbes ka sama, et lihtsalt ühel hetkel mulle inimesed hakkasid rääkima, et on olemas selline võimalus, et saab minna vabatahtlikku tööd tegema ja Euroopa Liit annab raha selleks, aga see tundus ka väga selline nagu surreaalne ja võimatu võimalus, kuni ühel hetkel ma lihtsalt kohtusin ühe inimesega, kes ütles, et ta tunneb ühte inimest, kes tegeleb nende projektidega ja siis ühtäkki mul oligi 2 päeva aega, et otsustada, kuhu ma tahan minna. Ja siis me pidime loomulikult mingi pool aastat ootama, et kas mu projekt saab rahastuse või ei saa. Ja kui see rahastuse otsus tuli, siis alguses ma ikka tükk aega mõtlesin, et kas ma tahan minna, et see ikka tundus väga nagu hirmus natuke. Aga samamoodi nagu Art, ma mõtlesin ka, et kui ma ei lähe, et siis ma mõtlen ilmselt terve oma elu, et mis oleks võinud juhtuda, kui ma oleks selle vastu võtnud. Et mis siis oleks võinud saada. Ja siis ma mõtlesin, et tõesti, et mul ei olnud ka mingeid väga suuri kohustusi ja et parem on midagi hullumeelset teha ja pärast kahetseda, et see, mida ma tegin, võib-olla ei olnud päris õige minu jaoks, kui et mõelda nagu terve ülejäänud elu, et aga oleks äkki vist ikka pidanud. Aga no, kuna ma käisin ka tööl ja nii, et mul ei olnud, et see otsus ei tulnud päris nii, et ma ikka päris pikalt nagu mõtlesin. Ja, väga hea, Katrin. Mul tuli suht nii. Aga ma arvan, et mul on hoopis teistsugune case ka võrreldes teiega, sellepärast, et ma olin tõesti noor põikpäine ja hulljulge ja kõik tundus nii kerge, et küll laheneb. See oligi täpselt nagu, küll saab, et kui ei saa, siis kuidagi ikka saab. Aga 2 nädalat ikka nutsid? Kuidas? Nutsid ikka seal bussijaamas? Ei, ma sain sealt edasi ikka. Mind õnneks viidi. Aga see oligi lihtsalt toredad inimesed olid. Aga ma arvan, et see vanusest sõltub hästi palju, kuidas seda otsust teha, et minul kindlasti on nii teadlikult see tehtud, et ma lihtsalt võtsin selle otsuse, ütlesin okei, ja lähen proovin ja kui ei õnnestu, siis võiks ma teen midagi muud. Mitu korda sa mõtlesid, et miks? Miks ma läksin või? Ma ei kahetse absoluutselt, et ma ei ole selle peale... Ei, ma seda küsingi. Ma küsin, mitu korda sa mõtlesid, et pagan, kas ma ikka... et kas ma peaks minema? Mitte väga, sellepärast, et mu vanemad olid sellele vastu, ehk siis mina pidin selle poolt nagu veel rohkem poolt olema, et selle eest võidelda. Ja see on siuke noor võikpäisus, et kuna ma sain oma vanemate toetuse ka lõpuks peale pool aastat sellist töötlemist, et siis ma ei küsinud kordagi tollel hetkel. See oli nagu... Mul oli see punkt ka, et ma olen Tartust pärit, mulle Tallinn väga ei sümpatiseerinud tollel hetkel ja ma Tartu Ülikooli selgelt ei tahtnud jääda, sellepärast, et mul olid vanemad seal. Ja ei olnudki nagu kuidagi mingit muud valikut tollel hetkel. Okei, Ülane, kuidas sina võtsid selle julguse, et kulutada 2000 eurot, et minna suve tööle? Mina arvan, et see julgus tuli enamasti sellest, et ma vaatasin neid inimesi, kes olid käinud ennem sama asja tegemas ja vaatasin, mis nagu kui sina suudad seda teha, siis mina suudan iga kell. Et see julgus tuli pigem sellest, tegelikult need inimesed ei ole ju üldse erinevad, et ma ei tea, kui te vaatate nagu Liisi või vaatate Arti, et ma ei tea, kui palju te tunnete, et issand jumal, et tema suudab, tema on nii äge, aga mina ei ole. Me oleme täpselt samasugused tavalised inimesed, et kui te näete neid teisi inimesi, kes on käinud, siis saate aru, et see ei ole mingi nagu väga suur samm elus tegelikult, sest võtke kätte ja minge. Ja minu kogemus on see, et mina muutsin oma vanemad pärast seda tagasitulekut täiesti napakaks. Nad võtsid mõned aastad hiljem, kui mina olin käinud raamatuid müümas, võtsid selga seljakotid, ostsid Lonely Planeti ja sõitsid Indoneesiasse kahekesi. Ilma teadmata, kuhu nad lähevad, kus nad ööbivad. Ja siis ma üldse imesta, et sa selline oled. Normaalsed vanemad. Väga mõnus. Nagu väga lahe, 4 erinevat näidet, täiesti erinevat näidet ja näitabki seda just täpselt, mida Ulan ütles, et te kõik saate teha selliseid otsuseid, kui tahate. Veel üks väga lahe küsimus. Diktoriks tahtnud saada Karel saab ette lugeda. Välismaal on nii palju parem ja rohkem võimalusi, siis kuidas leida motivatsiooni just siia kodumaale jäämiseks? Ja kuidas tuli teil see otsus tagasi tulla ja siin oma karjäär luua oma uute tutvuste ja uute kogemustega?
Ma tegelikult üldse ei tea, miks niimoodi peab üldse küsima, et kuidas ma leiaksin ometi motivatsiooni Eestisse jääda. Ma ei tea, kas see sinu elu mõte on nagu see, et tuleb Eestisse jääda iga hinna eest või. Et mine käi ja tule siis tagasi, kui meeldib ja üldse, minust need on nagu mingid erinevad küsimused üldse, et mida ma oma eluga peaksin tegema ja kuidas Eesti riik nagu tagab oma rahva hulga või midagi. Mina tulin tagasi siia, nagu ma ütlesin, seal oli mitu põhjust tegelikult. Üks oli nendest see, et kui ma seal koolis käisin, siis selleks ajaks mul nagu suurorganisatsioonis töötamisest oli piisavalt villand ja ma ei tahtnud tegelikult minna kuskile investeerimispanku või sellisesse kohta sealt edasi Londonisse või ma ei tea, kuhu iganes. Ja pigem tahtsin ka tegeleda selliste väikeettevõtete ja iseettevõtlusega ja siin oli seda palju nagu lihtsam teha sellel hetkel. Laps mul hakkas kooli minema ja üleüldse ühesõnaga kõik asjad nagu sattusid kokku, nii mõtlesin, tuleme praegu siia ja siis mõtleme edasi. Nii oligi, et ma ei mõtleks üldse üle nagu selles küsimuses. Mina soovitaksin teil mõelda natuke selle peale, et miks te arvate, et välismaal on kõik palju lihtsam, et seal on palju lihtsam leida tööd, makstakse palju rohkem palka ja on palju ägedamad võimalused kui Eestis, et ma arvan, et see ei pruugi üldse nii olla. Et mul on näiteks üks tuttav, kes nüüd tuli Austraaliast tagasi, kes on ka kõrgharidusega inimene, kes elas seal mitu aastat ja selle aja jooksul ta vist peaaegu mitte kordagi ei saanud teha sellist tööd, mis talle professionaalselt tegelikult huvi pakkus. Et ikka ta tegeles mingisuguste ajutiste selliste ettekandjatöödega või müüs kusagil midagi. Et see, et välismaal on kõik palju lihtsam ja kõik palju parem ja helgem ja roosam, minu meelest see, kui te niimoodi mõtlete, siis võib-olla natuke süüvige veel endasse ja vaadake, mis maailmas toimub, et ma ei ole kindel, et see on päris õige. Et mina arvan, et Eestis on mõned asjad palju lihtsamad, palju loogilisemad ja siin võib olla palju toredamaid võimalusi kui välismaal. Ma ei tea, mulle Eestis meeldib. Katrin? Mulle ka meeldib Eestis. Mul ei olnud kunagi mõtet, et ma ei tule siia tagasi, ma tahtsin lihtsalt õppida välismaal ja saada uusi tutvusi. Ja ma ei nõustu ka sellega, et see Eestis kuidagi see, et kui sa õpid välismaal, siis sul Eestis kuidagi võrgustik kaob ära, et minul absoluutselt ei ole seda olnud ja mul on lihtsalt ta suurenenud ja samamoodi võrgustik välismaal. Et ma arvan, et see on nii personaalne, et Eestis mina leian, et minul on Eestis kindlasti palju rohkem võimalusi kui välismaal teha seda, mida ma tahan. Ja ma tegelen sellega. Aitäh. Ja Ülane, palun. Ja, et mina arvan, et ettevõtjana tegelikult on Eestis ikkagi väga hea ja lihtne tegutseda selles mõttes, et kui ma teen äri praegu leedukate, lätlastega, soomlastega, siis ma mõnikord ikka imestan selle üle, kuidas moodi asjad käivad Lätis ja kuidas moodi ma pean 12 leheküljelisi lepinguid edasi-tagasi tigupostiga saatma selleks, et ühesõnaga, Eestis on väga tore ja lihtne ja innovatiivne keskkond selles mõttes, et tegutseda ettevõtjana, et siin ei ole midagi väga halba ja alati saab siit ära käia. Mina olen reisinud üle 35 riigis ja jätkan seda maailma vallutamist, et miks mitte olla siin, kus on kõige valgema tööd ja kõige ilusam loodus. Külmad inimesed ja? Kuidas? Külmad inimesed. Ja ei, see kultuurishokk, mida Liis mainis ennem, see on küll nii, et tuled tagasi oma selle ameerikalikkusega ja lähed kuskile poodi ja enne kui sa hakkad müüjaga siis rääkima sellest, et palun mulle 200 grammi seda vorsti, siis sa enne küsid ta käest niisama ka chatid, et ma vaatasin, et teil siin mis iganes on ja siis nad vaatavad siin kõik niimoodi. Mis sul viga on? Sa ei saa kodus rääkida või? Liis küll juba mainis ka seda finantsilist poolt, et kust see raha saada, et sinna üldse minna. Aga kas teised ka kommenteeriksite, et kust see raha tuli? Ei kommenteerinud vist, aga sellest saab hästi pikalt ja detailselt küsida sealt Dream Foundationi boksist, kust raha saada. See ei ole väga keeruline, aga seda on vaja teada, et kindlasti vanemate toetus on üks väga super asi. Ja tegelikult, ütleme, hariduse koha pealt siis, mitte võib-olla teiste kohtade pealt ei tea väga, aga hariduse koha pealt on ka erinevaid toetusi ja stipendiume ja oleneb riigist ja oleneb koolist ja nii edasi, et see on nii detailne ja sellel ei ole ühest vastust. Aitäh. Ülane, sul ei olnud ju rikkaid vanemaid ei valinud endale? Raha saab samadest kohtadest, kus alustavad ettevõtjadki saavad 3 F-i, et Friends, Family and Fools, et mina laenasin oma ristisa käest raha. Ta oli see Fools või?
kas ta oli see 3. või? No siis on rohkem nagu friend või family peaaegu. Aga laenasin nende käest raha ja ütlesin, et mina olen täiesti veendunud, et mina teenin selle raha tagasi ja maksan tagasi, kui sügisel tagasi tulen ja inimesed, kui sa ise usud, et sa saad, siis nemad usuvad ka. See on lihtsalt hull või hull julge? Kuidas? Hull või hull julge, kumb sa oled? Ma olen tegelikult väga konservatiivne oma valikutes. Kõik arvavad, et ma olen jube hulljulge, aga minu mees, kes mind väga hästi tunneb, ütleb, et mina olen täielik konservatiiv temaga võrreldes. Ma iga kord, kui tema ütleb, et teeme nii, siis mina ütlen, nii, kas sa selle peale mõtlesid, kas sa selle peale mõtlesid, kas sa selle peale mõtlesid, siin on kõik põhjused, miks see ei toimi, miks see ei ole võimalik. Ma ka kommenteeriks korra seda, et nagu sa ütlesid, et sa olid veendunud, et sa saad selle raha tagasi, eks, et kui te ka midagi hakkate tegema, siis tegelikult mõelge selle peale, kas te näete selles asjas potentsiaali, et see raha tuleb tagasi ja kui samamoodi nagu ka välismaal õppimisega või välismaal töötamisega, et kui te näete, et te peate sinna investeerima rohkem, kui see investeering tagasi toob, kas siis ikka on mõtet seda teha või ei ole? Ja üks asi, ma arvan, millega Art on ilmselt nõus, on see, et tegelikult olles ida-eurooplane mingist väikesest riigist nimega Eesti, kus te võib-olla olete saanud mõnes noorteorganisatsioonis ennast juba üsna vahvalt teostada, minna kusagile stipendiumi taotlema, te olete palju huvitavam kandidaat kui keskmine võib-olla Lääne-Euroopa või Ameerika noor ja sellistele minu sõbrad vähemalt, kes Harvardis õpivad, ütlesid mulle, et sa oled naine, sa oled Ida-Euroopast ja sa oled ettevõtja, sa oled jumala kindlalt, sa oled Harvardisse stipendiumi, ma küll ei läinud, aga ma arvan, et see on nii. Et vähemused ja igati sellised põnevad inimesed on nende jaoks väga olulised. Pluss me räägime ka tihtipeale rohkem keeli kui inglisekeelsed inimesed. Ja. Super head mõtted. INSEAD vist ei maksa 2000 eurot? Ei, INSEAD maksab üle mõistuse palju. Viimati oli vist mingi 51 000 eurot oli õppemakse pluss ta pelamine ühe aasta eest. Ja, et te istute kõik. Jah. Aga selles mõttes, et minul oli samamoodi selles plaanimisprotsessis, mul olid nagu tegelikult alternatiivid, et ma teadsin, kui ma tahan välismaale minna, ja ma ei olnud kindel, et kas ma olen võimeline nagu selle summa nagu kõik kokku leidma. Et siis mul olid nagu alternatiivid, et näiteks Inglismaal on nagu selline top 20 hulku kuuluvaid ülikoole, kus õppemaks on nagu 2 korda väiksem või veel rohkem väiksem, eks ole. Ja lõppkokkuvõttes, et nad ei ole päris see nii kõlav nimi, aga kui sa võrdled jällegi selle Eesti kooli kogemusega, ma arvan, et see efekt on umbes sama tegelikult, aga lihtsalt minu loogika oli see, et ma teen seda üks kord, ma katsun teha nagu nii hea, kui ma vähegi suudan nagu välja kanda. Ja selleks ajaks ma olin ikka päris kaua aega nagu pangas töötanud ka headel aegadel ja ega ma ei olnud selline suur kulutaja ka ja siis mul oli nagu rohkem üks hetk oli nagu valik, et ma ei tea, kas ma ostan endale nagu nüüd ühe väga nagu ägeda Pemari või läheks aastaks ajaks välismaale õppima. Ja ma mõtlesin, et see õppimine võib-olla ikkagi nagu vägevam, et sest Pemarist nagu varsti ei ole enam suurt midagi järele peale mälestuse, et teisest jääb vähemalt diplom ja ega ma ei ole kahetsenud. Ma sain aru nüüd, kust Liis ja mitte Liis, vaid vabandust, kas Ülane ja Art oma selle investeeringu said, et üks töötas SEB Stellerina ja teine töötas Hansapangas. See vahe on ka arusaadav. Ma võtsin ikka laenu ka. Sa võtsid laenu ka veel? Ja. Nii nad räägivad kõik. Nii, me jõuame ühe küsimuse veel küsida ja see on, milline on teie kõige suurem läbikukkumine olnud? Ülane. Väga hea küsimus. Kõige suurem läbikukkumine oli minul see, kui ma esimest aastat otsustasin oma tiimi raamatuid müüma viia ja nendest 7 inimesest, kelle ma kaasa võtsin, 2 tükki tegid selle suve lõpuni ja kumbki tagasi tulla ei tahtnud enam kunagi. Et liidrina läbikukkumine on mul elus nagu kõige rohkem õpetanud ja täna ma usun, et ma suudan leida inimeste jaoks seda motivatsiooni, kuidas nad ise raskustest üle saavad, kuidas nad saavad unistuste nimel tööd teha. Aga mul oli vaja selleks läbi kukkuda ja tunda, nagu ma olen kõige mõttetum tšikk maailmas. Tšikk? Lahe. Kuidas sa sellest üle said? Sellega, et läksin ja tegin seda uuesti ja panin väga põhjalikult kirja enda jaoks need asjad, mida ma arvan, et ma tegin valesti, mida ma endast tahtsin parandada ja tegin nende jaoks plaani, et kuidas ma neid endast parandan. Sellest me juba saime aru, et sinu elu koosnebki plussest, miinustest, kirjapanekutest. Su mees on ka selle järgi õppinud elama juba. Super. Katrin, suurim läbikukkumine? Hea küsimus. Kuna ma arvan, et minu jaoks oli see, et mind on ükskord vallandatud. Oled sa kindel, et see on läbikukkumine või? Selles on, et mujalt nagu ei ole kuidagi
just välismaaga seoses ma mõtlen, et noh, mina käisin seal ainult haridust omandamas ja lihtsalt tegin mingisuguseid tudengitöökohti sealt kõrvalt. Et hinded nagu olid okeid, aga jah, ühest kohast mind vallandati sellepärast, et ma vist tekitasin seal finantsiliselt väikse miinuse. Nad ei olnud väga rahul minu tööga. Aga sa oled sellest üle saanud? Ma olen sellest üldiselt üle saanud, jah. Üldiselt said üle? Ma üritasin mõelda, et see on minu nagu, et see on minust tekitatud kuidagi, aga tõenäoliselt ikkagi oli. Aga see mõttejõud on väga tugev, et ma arvan, et ma suutsin ennast mõtlema panna nii, et see polnud minu süü. Sul lihtsalt suva, selge. Liis, suurim läbikukkumine? Ma arvan, et minul seal Argentiina aastal oli ka tõesti mitmeid läbikukkumisi, just kuna ma ei olnud varem niisuguseid erinevaid meeskondi juhtinud ja siis ma tihtipeale ei teadnud päris täpselt, mismoodi see juhitöö käib. Aga ma sain sellest üle tänu sellele, et kuna seal oli nii kiiresti vahelduv keskkond, siis ükskõik kui suure prohmakaga ma juhina hakkama sain, siis 2 kuu pärast seda keegi enam ei mäletanud, sest kõik mu alluvad olid vahepeal vahetunud. Et siis saidki ise endale kirja panna, mis seal nagu läks valesti ja siis sellest õppida ja edasi minna. Ja ma arvan, et üks kõige suuremaid vigu, mis ma olen teinud, mis lõpuks on ka tegelikult siis muutunud võib-olla heaks valikuks, oli tõesti see, et ma pärast Argentiina aastat läksin tagasi tegema täpselt seda sama tööd, täpselt samasse ettevõttesse. Et see oli, ma arvan, minu üks suurimaid vigu, mis ma olen teinud. Okei, ma mõtlesin, et see oli see ülesaamise viis, kuidas sellest üle said. Okei, väga hea. Art? Üle ma sain nii, et ma kirjutasin lahkumisavalduse ja läksin minema. Tubli. Kui ma tulin Prantsusmaalt tagasi, siis ma ühe ekskolleegiga hakkasin töötama ettevõtlusprojekti kallal, mis meile nagu õudselt meeldis ja suutsime siin ikka mingi mõni 1000 eurot nagu ka panna, aga enne kui me jõudsime arusaamale, et tegelikult see ikka ei tööta nagu üldse välja. Aga ega see väga traagiline ei olnud nagu selles mõttes, et mõned kuud kulutasime aega ja natuke raha, nagu ma ütlesin, aga et noh, me teadsime ette, et see nii võib minna ja meil oli mõlemal nagu see valik, et tegelikult oleks nagu huvitav proovida ja õppida sellest ja mis seal ikka, et see oli siis kõige suurem läbikukkumine. See polnud ju mitte midagi. No mis teha, eks ma püüan paremini. Sul on väga hea, super. Ja ma näen siin ühte küsimust. Mida muudaksite Eesti noorte suhtumises? Ja ma vastan sellele Liisi sõnadega. Naeratage rohkem. Ma arvan, et sealt tuleb väga palju. Kui te igas hetkes suudate naerata, saate üle oma läbikukkumistest ja olete kogu aeg hea, positiivne ja päike ja isegi lõunamaa, siin Põhjamaa külmas, karges kliimas. Kiirgate ainult soojust. Nii, ja meil on suured tänud, teeme suure aplausi meile kõigile osalejatele siin paneelis ja anname üle siis ka kahjuks suur tänu, Art, see on sulle lillede eest. Nii, ma hakkan siis siit poolt ülane. Plaksutage, nii, siin on väiksed veened, kus on siis võimalik teha matemaatikat ja ka teha millegi pärast jääb aplaus nõrgemaks kogu aeg, ei tohi jääda nõrgemaks. Aitäh. Nii, meil käib, aitab küll, ärge nüüd enam plaksutage. Meil käib totaalne diskrimineerimine. Art ei saanud lilli, aga noh, kui ükskord naiseks saab, küll siis saab lilled ka kätte. Me jätkame nüüd kell 3. Praegu me ei räägi veel. Kell 3 jätkame siin 3. sessiooniga, mis on karjäär. Meil on siin juba mõned esinejad kohale tulemas, mõni alles maandub lennukiga. Nii et on nad kõik kohale tulemas ja esinevad ja räägivad teile. Ja pärast seda on meil kiire kokkuvõtte ning siis tõuseb ekraan ja seal on midagi üllatust teile kõigile. Nii et kannatage lõpuni, meil on olemas siin veel loosimised, sõnumid, kõik muud ja puha. Aga praegu lõunapausile ja loomulikult messiala, loterii osalemised ja kõik muud. Suured tänud teile ja